nii, ma alustan seda video ühe pildiga. Vaadake seda pilti ja mõelge natuke. nii. ja see on päris ikka niimoodi, et rahvas on ära unustanud oma võimu. Rahvas ei tea oma tegelikku võimu. Ja valitsus ei tea tegelikult, kui nõrk ta on. Sest päriselt ongi niimoodi, et valitsus on mõnes mõttes selle osa plate peal, mille all on kalju, ja rahvas on selle osa plate peal, mille all on maapind. Ja kui rahvas astub selle plate pealt maha, siis valitsus kukub. Aga noh, see plate pealt maha astumine, mis praegu tähendab, et rahvas ja kõik äri ja kõik sellist lihtsalt ei algu enam sellele türanniale, mis praegu toimub, ehk siis sellele valitsuse režiimile. Lihtsalt äri ei allu, politsei ei allu, kaitsevägi ei allu, kuigi noh, tundub, et praegust, et seal kaitseväe ülemad ja politsei ülemad on kõik sellised kuradi oma käpiknukud kellegi, et kuskilt tuleb käsk ja siis nemad täidavad kohe. Nagu me saime lugeda, et kaitseväest ja politseist lastakse lahti need isikud, kes ei ole nõus endale seda mürgisüsti tegema. Ja need politseinikud ja kaitseväelased, ärge tehke seda süsti. Las need lasevad lahti. Nii et parema töö äkki ühinete rahvaga, aitate selle türannia lõpu teha. Ja kes keegi oskab mulle selgeks teha, mille kuradi pärast peaksid seda vaktsiini tegema, kui vaktsineeritud inimene võib samamoodi selle gripi endale külge saada ja seda grippi edasi anda. Ma ei näe nagu siin mitte mingit mõtet. Kas ta teeb see süsti ära või ei tee. Et mis see sinu ülemus asi on, kas sina satud haiglasse või õnned otsad on ju. Aga kui pead ülemus ütlema, et mis seal vahet on, kui ma teen see süsti ära, ma ikka edasi anda seda grippi. See on nagu aju vaba. Ma ei näe mitte mingit mõtet see vaktsiini jamal. Neid mõttega neid sunnitakse tegema, kui võid ikka edasi anda. Võid ikka saada. Võid ikka haiglasse sattuda. Võid ikka otsad anda. Ja võid isegi selle süsti pärast sandiks jääda või otsad anda. Mis siis tehakse? Lastakse nagu nii sind lahti politseist ja kaitseväest. Kui sa sant oled. Aga rahvas on unustanud ära oma tegeliku võimu. Nad on ära unustanud, et valitsus on tegelikult rahva teener, mitte vastupidi. Ja valitsuse ülesanne on hoida riiki korras, et riik toimiks. Mitte rahvast karistada, ähvardada ja käsutada. See ei ole valitsuse ülesanne. Valitsuse ülesanne on see, et riik toimiks. Ja see, kui keegi maski ei kanna või endale seda mürgisüsti teha ei lase, see ei tee riigile midagi. Aga see teeb, kui valitsus käseb äridel oma äri kinni panna ja ajab inimeste äri pankrotti. Vot nii. See pilt on tegelikult jah väga õige. Sest rahvas ei tea tegelikult, et valitsus on rahva teener, mitte vastupidi. Ütleme, kui oleks päris olukord, et poliitikud on plate peal. Ja poliitikud on siis kalju kohal ja rahvas on selle teise otsa plate peal. Ja need poliitikud siis ülbitsevad seal plate otsa peal. Ja lõpuks siis üks ütleb, et ta aitab, meil on enam kuue seda jama. Kui teeb ära,
siis järgmine ütleb samamoodi, et aitab, mina seda jama enam ei kuula. ja kõik tagantjärgi. mis sa arvad, mis selle poliitikaga saab? selle valitsusega. see valitsus kukub, kui piisav hulk rahvast ütleb, et aitab. ei allu enam sellele jamale. Öelge, mida tahate, aga me ei allu. sama peaks toimuma praegust. ei pane maski ette. ei pane oma firmat kinni. et ei käse oma töölistel maski kanda, ei käse vaktsiini teha.